Teadsid, et Eestis on 11 McDonaldsit või? Mul oli suvel jube igav, seega ma otsustasin kõigis neis käia. Ega siin otseselt midagi rasket ei olnud, lihtsalt tõmbasin seljakoti selga ja hakkasin minema. Seljakotid selga, koju jäägud suumada enne. Kikilips ja kaap, oodaku oma aega veel. Meese kohte pelga, naine kodus kaama andab. Kodust välja saab, harva ju hea on olla teel. Paksu metsa vahel, vastu tuleb karusid, aedas meesid narusid, piibud tobid suust, kuskil võõsa vahel, liibahunte kohata, võib ja õndsa toohata, emotsioon on uus. Tere tulemast Narva! Narva on selline lahe koht, et sildid on eesti keeles, aga inimesed on vene keeles ja ma ei saa mitte midagi aru. Aga no, tegelikult on tore ju. Ma käisin Lidlis, hoidsin vett. Väga hea vesi oli. Aga nüüd järgmine peatus ongi McDonald's Narva. Ühel mõnusal juulikuu varahommikul panin raske täispakitud seljakoti selga ja sõitsin bussiga Narva. Olin esimest korda täiesti üksinda võõras linnas ja plaani edasiseks ma ei omanud. Teadsin vaid, et järgmised 10 päeva veedan ma Eestit üksinda avastades. Otsustasin sellest ka video teha, kuid selle asemel, et filmida kaunist äärelinna Eestis, filmisin ma hoopis oma jalgu. Oi vaata, McDonald's! Ma istun nüüd siin kuskil mingi gümnaasiumi juures pargipingil ja ma kavatsen siin oma toitu süüa. Esimene emotsioon meie lemmikust McDonald's restoranist, mis Narvas asub, oli üsna kehv, ütleme nii. Selles mõttes, et seda esiteks mul läks mingi kena 5 minutit, et seda üles leida, sest see oli mingi Circle K taga varjus. Vaata, mis numbri nad mulle andsid. 88. Ma tean, saaks hullem olla, aga mulle ei meeldi number 88. Lihtsalt annab halbu vaibe, vaata. Täpselt nagu terve see linn. Ja see ruum ise on ka väike, seal ei ole pistikuid, pistikud peaks olema. Igas McDonald'sis peaks pistikud olema. Meeld, kuidas see valgus nagu vahel tuleb ja siis kaob. Riikad on head, keegi tahab McDonald'si kleepsu või? Müün. Tegelikult ei müü. Üldjoontes on toit hea. Ma ütleks, et see McDonald's oli 40. Toit on hea, kõik muu ei ole. Sain söödud ja nüüd tatsan taas Narva bussijaama poole, et sealt sõita Jõhvi ja Jõhvist hiljem Toila juurde. Ma oleks võitnud. Arvad, et ma olen loll või? Rootsis ei ole lõvisid. Ma olen praegu Narva bussijaama WC-s. Ausalt ütlen, et ma ei arvanud, et ma elu sees sellist lauset ütlen, aga noh, eks elu olegi täis üllatusi. Igatahes ma jauhisin seal midagi, et inimeste saatus on hukas ja kõike muud taolist. Aga tähtis on vaid see, et ma sain täpselt õigel ajal bussi peale, sest kohe hakkas paduvihma sadama. Ja siis ma sõitsin bussiga Jõhvi. Jõhvil oli juba kutsuvam iseloom, oli kuulda ka veidi eesti keelt. Olen jõudnud Jõhvi ja nüüd ma kõnnin selle pargikeskuse poole, sest seal olevat park kõrval. Mulle meeldib park. 20 sajand, näki neiud vette peal, koose kohinas, kanded käes, gaasimaskid peas, õitsev ühismajand, muru eide tütred sääl, utmist tuhinas, hambud käes, Kungla rahva seas. Metsa vahel, vastu tuleb karusid, kaelas meesid tarusid, piibud tobid suus. Jõudsime lõpuks Toilasse. Ma nagu peaaegu ei oleks bussi peale jõudnud ja nüüd mul on vaja lihtsalt sinna Lõkkeplatsini jalutada, mis on vist mingi 20 minutit. Ma käisin siin Toila kaupluses, ostsin teed, multifruit, väga, ma ei tea, ma ei ole proovinud veel. Veits puhkeb ja siis hakkab minema. Aga pära põrda
mingi 40 minutit istunud ja ringi vaadanud. Ja olukord ei ole just kõige parem. Siin nagu puukuur, eks ole. Aga ega siin nagu puid väga ei ole just. Mis on veits problemaatiline. Seega kõik puud, mis siin on need siin. Ja ma ei tea, kas või kuidas ma neist lõkke saan. Aga ma lihtsalt ühel hetkel hakkan tegema ja loodan. Näitan sulle randa. Siin on kõik munakiist. Puud on siin laiali ja tegelikult on lahe. Tegelikult on väga lahe. Ja siin on inimesed kividest torne ehitanud. Ma vähemalt arvan, et need on inimeste poolt tehtud. Siin on mingi vulkaan ehitatud ja siin on sööt sees isegi. Ja seal on mingi müür tehtud. Väga lahe. No tegelikult lahe, aga see peaks mingi hull olema, et siin ujuma minna. Hei! Ma ei tahtnud sind ehmatada, sorry. Ma mõtlen, et ma peaks vist enda asjad telki panema, sest ma oleks ilmselt võinud seda enne teha, kui ma need järelevalved jätsin. Aga noh, hilja muuta varasemat. Ma nägin enne seal rannas ühte poissi, mis on hirmus, sest ma ei tea, kuhu ta läks. Ma loodan, et ta ei tule tagasi. See on minu koht. Ma tahan üksindust. Mingi ära. Ei, ära mine ära tegelikult. Ma tahan, et sa vaataks seda. Et ma peaks need asjad telki panema vist. Panin kõik asjad sisse ära, seega ma mõtlesin, et ma teen teile telgituuri. Siit käib lahti, eks ole. Ühe käega on vähe raske teha, kui aus olla. Ärge muretsege, mul on teine nukk ka. Nagu te näete, siis vasakul on magamisase ja paremal on mu asjad. Tänan, et vaatasite minu telgituuri. Lihtsalt professionaal elus, noh, kes suudaks paremini tuld teha kui mina? Ilmselt mitte ükski inimene. Võib-olla sa ei peaks nii lähedal olema sellele tulele. Nee, it's fine. On aeg avada teepakk, sest meil on siin kuum vesi olemas juba. On ka küpsised. Küpsised on tähtis osa igast teepeost. Kuidas sa avad neid? Sain kuidagi lahti, oi, see läheb hästi. Väga lahe, eks ole. No ma ei tea, esimene emotsioon. Vähe maitset on. Kindlalt on paremaid töid. Aga noh, vahel peab jooma halba, et teada, mis on hea. Tere tulemast minu podcasti. Anna tuld. Tuntud ka kui taskuhääling. Pane puid alla. Me oleme täna siin ja joome teed. Lõkke ääres. Nagu alati. Küpsist tahad? Ei saa. Jõhvis, eks ole. Siis kui ma bussilt pealt maha tulin, kui ma Narvast Jõhvi sõitsin, seal oli üks mees, kes tuli minu juurde ja ütles, et ta hakkab tööd tegema. Ma ei saanud alguses aru, et ta minuga räägib. Ja siis ta kordas, kuule toi, ma hakkan tööd tegema. No töö on töö, tööd peab tegema, jah. Ja siis ta ütles, et mu kott on väga ilus. Ja siis me läksime lahku. Ta kordas, et ta peab tööd tegema mingi vähemalt 5 korda. Seega ma loodan, et ta sai töö tehtud. Oota. Ma pean tuld andma. Ma ei kukkunud peaaegu ümber. Ole vait. See tee on suht ära jahtunud juba. Ja see on ikka suht hullumeelne. Ma pole elu sees ilmselt nii kauaks kodust ära läinud. Ja veel vähem seda, et ma olen nagu täiesti üksi. Aga see on tore. Mul sai tee otsa. Mis ma nüüd teen? See oli 3/3 meie taskuhäälingust. Meil on lõke, meil on mina ja meil on tee. Mis meil nüüd on? Midagi ei ole. Mitte midagi ei ole. Hea tööd.
nüüdseks on mingi 3,5 tundi sellest ajast, kui ma ärkasin. Ja ma panin kõik asjad kokku ning ma hakkan minema bussi peale. Taida Toila lõkkekoht. Taida rand. Ma olen Jõhvis juba. Ma ei filminud selles bussis, kuna ma otsisin kohta, kus süüa. Ja nüüd ma tellisin ära ja nüüd ma lähen sellele järgi. Leidsin siin nüüd mingi vaiksema koha ja ma kavatsen piitsat süüa. Mul läheb järgmine buss kell 2, sellega ma sõidan Rakverre. Õhtul millalgi sõidan Rakverest ära sinna, see oli vist Tiigi ja Tiigist ma tatsan ööbimiskohta. Ja ma söön siin, sa võid ära minna. Ma olen nüüd Rakvere bussipeatuse WC-s ja ma lähen kohe Rimisse, ostan vett ja siis 20 minuti pärast tuleb buss. Sõidan Tiigile ja siis sealt tatsan mingi tund aega. Olen jõudnud Tiigi peatusesse ja nüüd ma pean Google Mapsi järgi tund aega tatsama, et jõuda õigesse kohta. See peatus on muidu suht nagu ei kuskil. Laual oli 37 viinapudelit ja häda polnud mitte vähematki. Keegi lükkas kogemata ühte viinapudelit ja pudel kukkus maajale. Laual oli 22 viinapudelit ja häda polnud mitte vähematki. Keegi lükkas kogemata ühte viinapudelit ja pudel kukkus maha ja läks katki. Laual oli 19 viinapudel, häda polnud mitte vähematki. Keegi lükkas kogemata ühte viinapudelit ja pudel kukkus maha ja läks katki. Laul sai läbi. Ei, ma ei näita sulle. Sa pead uskuma mind. Sa pead lihtsalt uskuma mind. Pead lihtsalt uskuma. Asi on peas kinni. Ma olen mingi pool teed käinud ja mul on veel mingi 30 minutit minna. Aga ma mõtlesin, et mingi hetk ma pean nagu nii puhkama korra. Ja ma ei ole kindel, kas siin tuleb paremat kohta, kus maha istuda. Tulin nüüd randa, sest ma ei julgenud seal kämpingu juures rääkida. Alguses oli hirmus, sest ma suht ei julgenud teregi öelda. Ühe mehega, kes seal enne oli, tollega rääkisin veits juttu ja ta tundus tore. Tundub, et nagu karta ei ole midagi. Telgi panin püsti ja asjad on valmis. Muidu homme on meil varajane start, sest mul on valik, kas ma lähen siit kella 3:30 ajal ära või ma lähen siit kell 7 ära. Kumbki neist ei tundu tore, aga ma arvan, et ma ei viitsi siin pool päeva passida. Ja homme peaks lõpetama päeva Tallinnas juba. Tööd.
vesiojates vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt ta vahtu tekitab on küll. Ta päikest peegeldab on küll. Üle kivide ja mätaste vesi vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Täida Mustoja lõkkeplats, täida Mustoja. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Vesiojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on küll, ta päikest peegeldab on küll. Oleme jõudnud linna, suurlinna, pealinna, sadamalinna, võib-olla mõne jaoks kodulinna, Tallinna. Praegu istun Toompargis, plaan on siis minna täna 3 McDonaldsisse. Üle kivide ja mätaste vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Need vähesed korrad, kui ma olen pidanud ilma vanemateta mingil põhjusel Tallinnas käima, on tavaliselt mind hirmutanud. Mitte seepärast, et ma arvaks, et midagi juhtub, lihtsalt kuidagi liiga palju on kõike. Suurim mure on konstantne müra ja see, et ma ei oska selle orienteeruda. Aga ma arvan, et selle külastusega on see hirm kahanenud ja olen hakanud mõistma seda pealinna elu vähe rohkem. Ma endiselt ei tahaks seal elada, kuid külastamine vahest on tore. See on nii magus. Oi, ma armastan seda. Mida ajal? Sassi. Kuidas võtsin Maci äpiga mingi vürtsikad kananakitsad? Oi, need on oranžid. Ma ei vaadanud, kas seal Macis mingi laadimiskoht oli. Sest see peaks igas Macis olema. Et see hea McDonalds oleks. Aga ma ei saanud ka vaadata, sest iga laud oli täis. Ma pean ütlema, et toit on nagu üle keskmise. Eriti see jook on, ma ei tea, midagi muud. Koht ise on liiga väike ning seal käib liiga palju inimesi. Tööd. Hakkan liikuma. Täna on plaanis käia 3 Macis. Algselt oli 4, aga homme sõidan küll ära, aga ma saan enne ära sõitmist käia seal viimases Tallinnas ja siis sõita lõuna poole.
tunnen nagu mingi Thanos, et ma pean kõigis McDonaldsites ära käima ja siis ma saan kõigi nende võimu enda kätte ja siis ma saan ühe snappi teha. Ma ei saa. Aga mõtle, kui saaks. Mõni ütleks, et ma olen nagu sanger. Vaikin igal pool ja nii malve võrgu enda ümber koon, mille tagant jälle keegi mind välja too. Ja see ongi hea, nõnda ükski hing minust veel ei tea, et nii tihti endast tulli ma pean. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, ooes ei sule iial silmi, ei ma sattu hätta ja ükski neiu jätta mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgem ma, kõigist julgem olen ma. Lähen mööda teed, kaunis neiu tuttav minu ees, liblikana päevapaistel hõljub ta imesee. Kõnnib seal ja kaob, ta ei märka, et ta on kui loodud mu jaoks, aga hiljem kodus temast nii kaua veel und ma näen. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, ooes ei sule iial silmi, ei ma sattu hätta ja ükski neiu jätta mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgem ma. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, ooes ei sule iial silmi, ei ma sattu hätta ja ükski neiu jätta mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgem ma, kõigist julgem olen ma. Õde on mul väga lahe. Ta on must piisavalt palju vanem, et ta ei sekkuks minu asjadesse. Samas on ta alati oma hoolivust väljendanud. On ka osaliselt mulle alati eeskujuks olnud. Ja mis kõige tähtsam, tal on kodu, kus ma saan magada ja süüa vahelduseks. Tööd. Ma olen nüüd siin mingis pargis ja mul on 40 minutit aega mu bussini ja mu bussipeatus on 10 minuti kaugusel. Ma nägin parki ja mõtlesin, et tulen siia. Tagasi metsa. Meil on
keset metsa. Meil on elu keset metsa. Keht puid ja põõsaid keset sammalt ja lilli. Meil on elu keset metsa. Puid ja põõsaid keset sammalt ja lilli. Meil on elu keset metsa. Meil on mitu oksa. Meil on mitu oksa. Aga tüviselt tõuseb taeva poole. Aga tüvi tõuseb sini taeva sisse. Aga tüviselt tõuseb taeva poole. Aga tüvi tõuseb sini taeva sisse. Meil on elu keset metsa. Meil on elu keset metsa. Aga süda see laulab päikse poole. Aga süda laulab see päikse poole. Head ööd. Tere hommikust, unimüütsid. See on mina, Rian Rahan. Minu eesmärk on jõuda igasse McDonaldsisse siin riigis. Alustasin 5 päeva tagasi Narvasse ja lõpetan Tartus. Täna lähme Pärnusse. Kõigepealt hommikurutiin. Tänane mänguplaan on siis selline. Kõigepealt ma jooksen poodi, ostan hommikusööki. Siis me paneme asjad siin kõik kokku. Ma söön hommikust ja me jookseme tagasi poe juurde bussipeatusesse. Kui me oleme bussipeatuses oodanud veidi, tuleb buss. Buss viib meid Pärnusse. Pärnus me käime suures McDonaldsis. Ma ei tea, kas see on suur tegelikult. Ma lihtsalt ütlesin seda, sest see kõlas lahedalt. Peame kartma muidugi suurt taaskäivitust. Siis me ei saaks McDonaldsis käia. Ma teen nalja, meil ei ole suurt taaskäivitust siin. Unless keegi tahab mulle 50 000 annetada. Aga jah, hakkame peale. Kõik, mis ma ostsin, oli porgandid ja juustukuklid. Aga noh, ajab asja ära. Jõudsime tagasi, meil on süüa, aga ma arvan, et ma saan hommikust ja siis varsti hakkan minema ka. Tada Jakobisaar ja Hirvepargi lõkkekoht. Pärnu on selline koht, millega mul seostub vaid positiivne. Meenutab kodulinna, aga päris ikka ei ole sama. Suve pealinn see on ja nii ta mu mõtetes ka paistab.
päikeseline rand ja linn, kus on elu sees, kuid mitte liiga palju inimesi. Vahel suvel unistan jalutuskäigust Pärnu rannal ja meenutan neid kordi, kui perega Pärnus sai käidud. Oleks mul rohkem aega leidunud, oleksin arvatavasti rannas käinud seekordki, kuid ei saa pikalt peatuda, kuna sugulasel 2 päeva pärast sünnipäev ja kodu kutsub. Siin oli veider paus audioga, aga ma ei teadnud, mida siia panna, seega ma lihtsalt räägin nüüd jama oleme nüüd Kilingi-Nõmmel, mis esimene emotsioon on lahe. See on nagu linn, aga inimesi on minimaalsel kujul, mis mulle väga meeldib. Ja nüüd ma üritan aru saada, kuhu poole ma minema pean. Ja lõpetame Kilingi-Nõmme lõkkekohastena. Paistab olevat õige koht. Siin on keegi. Tundub, et ei ole. Nüüd tuleb päris küsimus. Kas siin puid on või? Siin on mingid puud. Ma ei tea, kas ma saan need katki, aga see on midagi. Siin on osad halud ka. Seega väikse lõkke ikka saab. No, vaatab. Okei, ma arvan, et ma teen tuld nüüd. Sest mul on telk üleval ja pole muud teha väga. Seega proovime tuld teha. Tuli põleb, aga kuna siin ei ole seda resti, mille peal asju grillida või asju soojendada, siis ma arvan, et kuigi see on nagu täiesti teise otstarbel siin, siis ma arvan, et ma proovin seda kasutada. Tundub, et see võib töötada. Kas ta on just hea lahendus? Ei, aga kas ta on nagu võib-olla töötav lahendus? Jaa. Vesi ei ole küll keema hakanud, aga ta on nii kaua olnud, et ma kardan, et ta lihtsalt ei hakkagi. Aga sealt tuleb auru, seega ma eeldan, et ta on ikka piisavalt kuum, et teha mida vaja. Seega ma võtan ta ära. Söök sai valmis ja eks ma annan teada, kuidas see maitses. Tere tulemast taas kord ühele kurvale osale meie podcastist Anna tuld, tuntud ka kui taskuhääling Pane puid alla. Täna on kurb, sest meil ei ole teed ega küpsiseid ja meie lõke hakkab otsa saama. Vahel lihtsalt ei saa kõike, aga peab võtma selle, mida saab. Tallinnas ma nägin mingi päev pargis. Üks vana mees tuli mu juurde, istus mu kõrvale mitte samale pingile, aga nagu kõrvalpingile ja tegi oma õlle selle purgi lahti, jõi veidi, ütles õllepaus ja siis rääkis juttu veidi minuga. Küsis, et palju ma õlut siis päevas joon, kui ma nii palju rändan. Kui ta kuulis, et ma ei joo, siis ta ütles mulle veel, et tal on keskkonnasõbralik loosung, säästa vett, joo õlut. Ma arvan, et see oli tark mees. Teistmoodi, aga ta oli suht lahe. Ei, ta hakkab ära kustuma. Tahaks palju asju. Tahaks kanda koju, aga samas mitte. Tahaks igavest üksindust, aga samas mitte. Tahaks sporti mängida, aga samas mitte. Tahaks, et oleks rahu. Tööd. Hommik. Ma siin istun. Täna tundub ilus päev olevat. Täna oli esimene päev, kui mul hakkas palav selgis. Suht lahe on olla. Meil on tekkinud probleem. Nimelt Aitäh, Kilingi-Nõmme lõkkekoht. Tuli millegi kord kustutatud, laste poolt hüljatud nukk olen ma, ei lahti neist tunde
Head ööd. Täida Sinialliku lõkkekoht. Eelmisel õhtul kohtusin Siniallikul ühe kaasränduriga. Ta oli samat sorti minuga, rändas üksinda ja nautis loodust. Suurt juttu ei teinud, küsis vaid plaastrit haavale, mille ta puid lõhkudes oli saanud. Ta oli must küll mõne aasta võrra vanem, aga ta tundus ka algaja ränduri moodi. Seal oli ka grupp noori, kes pidutsesid. Nad laenasid mulle kirvest lõkkepuude lõhkumiseks. Hommikuks oli sinna veel üks telk lisandunud. Selle omanikke ma ei kohanud, kuna asusin juba vara hommikul teele. Järgmisel õhtul veetsin Siimusti lõkkekohas aega ühe isaga, kellel 2 oma vanuse kohta väga hakkajat matkajat sabas olid. Need alla 6-aastased lapsed olid julgemad vestlejad, kui mina olen eales olnud. Tolle isaga rääkisime õhtul ja järgneval hommikul. Jutustas, kuidas 10 aastat tagasi rändas ta igal pool maailmas. Innustas mind mu hiirgeeas rändama ja kõikide muude hobidega tegelema, sest muidu võib juhtuda, et tuleb aeg lihtsalt elu hakata elama varem, kui põnevuse hasart vaibub. Ta ise polnud 5 aastat kuskil rändamas käinud, kuna oli uue eluetapini jõudnud, kus ta üle kõige nautis lihtsa pere kasvatamist. Väga meeldiv oli rääkida oma maailmavaadetest inimesega, kes mulle mind ennast meenutas ja keda ma arvatavasti kunagi enam ei kohta. Ma vist ei küsinud ta nimegi. On suht lae koht. Mul on tore. Päike on seal pilvede vahelt, särab silma praegu. Homme hakkame minema mingi 10 paiku ärkan. Tats on vist sinna Jõgevale. Ja siis sealt sõidan bussiga vist selle sinna, tead küll. No see Tartu maal, vaata. See üks koht. E-tähega. Whatever. Et mis ma ütlen, no? Head ööd. Täida Siimusti lõkkekoht. Ma lähen nüüd teist teed pidi metsast välja ja ma loodan, et ma jõuan metsast välja. Pidin väikse peatuse tegema, kuna mul sellel magamiskotil läks üks pael katki. Seega ma pidin veits parandusi tegema. Ma olen nüüd siin mingi 1,5 tundi selles bussijaamas oodanud. Siin oli alguses üks mees, vanem meesterahvas, 80-ne, hiljem sain teada. Õllepudel käes ütles mulle midagi vene keeles ja ma ei saanud aru, seega ma ütlesin talle lahkelt ja не понимаю по-русски. Ja siis ta sai väga vihaseks, sest ei rääkinud vene keeles, vaid ta rääkis ukraina keeles ja ta üritas mulle mingi kena 10 minutit selgeks teha, mis vahe on Ukrainal ja Venemaa. Ta näitas mulle veel oma passi ja rääkis, kuidas ta juba mingi 10 aastat siin elab ja Kaja on suht lae. Sõbrad, ma ostsin kogemata karboniseeritud vett, mis tähendab, et mul on nüüd liiter karboniseeritud vett. Lähme Võdilasse. Tegelikult ei lähe. Me läheme samale poole. Ja see on nagu suht sama kaugel, seega ma ei tea. Ma kardan seda eespool olevat ülespoole kallakut. Tundub nii hirmus koht, mida ületada. Saan oma hirmust üle. Kohe varsti. Ja siis võib-olla tuleb langus ja võib-olla veel tõus, aga eks näis seda. See on tulevik. Tulevikku ei näe. Tulevikku võib loota. Tulevikku ei saa oodata. Peab tegutsema. Elu on ilus, lapsed. Elage. Elu on väga ilus.
ma mõtlen, et kas ma üldse olen hea inimene. Aga siis mul tuleb meelde, et ma olen jumal ja siis ma ei mõtle selle peale rohkem. Sest ma olen kõige parem. See on loomad. Wow. Nagu see oleks mingi Elistvere loomapark või midagi. Loodan, et ma ei tatsa kellegi eramaa peal. Kinda tundub seda moodi, aga ma ei tea, siin ei tundunud ühtegi teist teed olevat. Ja see koht tundub küll rohkem rahva jaoks mõeldud. See on lahe, sest ma olen üksi siin. Vihm on järgi jäänud, lõkke on üleval, elu on ilus, vee panen kohe keema. Kõik on hästi. Pean vett uuesti keetma, kuna leidsin tuhara pealt puugi ja sattusin paanikasse nagu iga normaalne inimene. Need sääsed ajavad mind hulluks. Ega jah, ma ei tea. Mul ei olegi rohkem öelda midagi vist. Tööd. Hommik, sõbrad. Ma chillin oma telgis, kell on 10:12 ning ma suht ei saa isegi välja minna, kui ma tahaks, sest põhimõtteliselt siin, ma ei tea, kas siit on hästi näha, aga see on see, seal kus see muda on, seal olid mu jalatsid, siis kui ma ärkasin ja need olid nagu, ja siis seal oli nagu rohkem vett, seega nad suht olid läbi märjad, sest öösel sadas. Aga täna lähme Tartusse lõpuks koju tagasi. Ma panen asju kaasa arvatud telki kokku, seega ma pidin enda jalatsid jalga viskama. On jõudnud kätte aeg öelda hüvasti Elistvere lõkkekohaga ja minu selleaastase matkaeluga. Tata Elistvere lõkkekoht. Tee peal on nii tihti nii palju väikseid konni ja need on nii väiksed nagu Minecraftis küll nad on suuremad. Ei mõista. Mul on mingi 15 minutit veel tatsata ja mu kõitu on väga tühi. Lõpuks oleme põhimõtteliselt kohale jõudnud, see on siin samas Coop, saab sealt süüa. Teen väikse pausi siin veel. Täna on vaja Tartusse jõuda. Jah. Tartu tagasi. Ja ongi sõiklus lõppemas. Oli see tõesti 10 päeva. Paar viimast mäkki veel ees, kuid tundub, et see ei olegi tähtis. Olen neis 2 juba 10 kordi käinud, ega need mäkid ei olnudki rohkemad kui side quest ja ettekääne Eestit avastada. Raske on selgitada tunnet pärast pikka sõiklust koju tulles. Tunned end nii suursugusena, kuid tegelikult ei ole miski muutunud. Kõik sõbrad ja pere elasid nii, nagu nad alati elasid ja võtavad su vastu justkui midagi poleks maailmas muutunud. Tundub justkui sa oleks und näinud sellest kõigest. Ainus muutus paistis sina ise olevat. Ja kuukalendris oli ootamatult augustiks muutunud. Seda me teame, et siniseks taevaks saame, sest süda laulab kuldse päikse poole.